Sa ei pannud ainult mind, sa panid terve meie hotelli piinlikku olukorda. Miks mina pean käima ja sinu pirukaid parandama? Terves maailmas ei tegele isiklikud juhtimisdirektor majutusega. Saad sa sellest aru üldse või? Kuule. Kusagil maailmas, kurat, ei olegi mingisugust kuradi juhtimisdirektoreid. Saad sa sellest aru, et see ei ole minu tasand? Kui mina tegeleksin sinu tasandi küsimustega, kuhu me jõuaksime? Aga ära topi siis ennast teiste tasandil. Kas te mind ka kuulaksite korraks? Kui sa jääd oma tasandil. Ma räägigi kõige madalamast tasandist. Saad aru, kui ühiskonnas on olemas juba hulgused, kerjused, paadialused, no nimetame neid kuidas tahes, siis see on kogu ühiskonna mure. Kõik peavad nende eest hoolitsema, ka meie. No ja siis? Ja siis eraldame neile meie hotellist, ütleme 5 tuba. Kellele? Muidugi mitte sellistele, ikka korralikele inimestele, mitte sellistele, kes põletavad või lõhuvad. No las nad olla mõnda aega siin meie hotellis, siis lähevad minema ja teed neile, saavad jalad alla. No et mis nad selle lõbu eest maksaksid siis? Mitte midagi, me annaks selle tasuta neile. Seda räägin majandusdirektorile. Magister loeb meil sente. Mina olen üldjuht. Magistri asi on budžett. Minu asi on prestiiž, imidž. See on imidž. Kujuta ette, kõik ajalehed kirjutavad. M-hotell hoolitseb sotsiaalsfääri eest. Ei. Sa mõtle selle üle siiski. Kuule, mõtle, kuidas neil on, eks ole, talvel. No. Inimene on paadi all, paat on lume all, eks ole. Ja kui sa kardad nii väga selle meie prestiiži pärast... Mina ei karda midagi. Kardad. Mida ta kardab? Teatud nähtusi, mis ikka hotellides esinevad, aga saad aru, kui me teadlikult viiksime hotelli klientuuri taseme natukene allapoole, kui me võtaksime sisse vaeseid, siis võib-olla ei ründa ka prostituudid meie hotelli nii aktiivselt. Saad aru? Sinu Läti komsomoli veteranid, need on siin. Need viime alla ja nunnad toome nende asemele. Minu meelest kõik peaksid rahul olema. Kuule, siin on need sumonaised. Ja, siin, jah. Siin, jah, sumo, jah. Siin. Sumonaised. Need on need maadled, jah? Ja. Sa mõtle ise, Eesti koondis ja sumo, kurat. Need on nagu nunnadki, väga kuradi ideelised naised. Väga hea. Viimegi toome nunnad alt üles, eks ole? Vabandate ülitamise pärast, ütle tehnilised põhjused. See on nüüd väike pahandus võrreldes sellega, kui nunnad ja prostituudid omavahel karvupidi kokku lähevad. Täpselt. Jaa. Noh. Ütlen ausalt või? Ei, ära ausalt ütle. Ausalt öelda sa jõuad alati. Aga vaata asja teise kandi pealt. Küsi endalt, kas sulle kohe midagi ei meeldinud? Kus? Minu esituses. Sa teen nalja praegu või? No, kui sa ei ole 30 aastat instrumenti käes hoidnud, siis see väikene pill läheb lihtsalt rooste puht tehnilises mõttes. On andeks. Aga kas sa panid tähele, kui palju hinge ma mahutasin sellesse lühikesse hetke? Seda just publik hindabki, hingestatud mängu. Meil on vaja tegelikult variteesse head konferentsieed. Pillimehi ja tantsid on ilma sinutagi jalaga segada. Aga sõna on meil häbematult nõrk. No, kuule! Mina ka ei ole sõnast tugev. Mina olen lõppude lõpuks tantsija. Mina? Sõna on minu kõige tugevam külg. Aga meil on vaja natuke teistsugust sõna. Sina oled rohkem selline... Mis? Lüürik. Lüürik, õige. Jaa, aga konferents võib olla lihtsalt üks tabav repliik. Sa ei tea, kas meil mõnel mehel on huumorimeel? Ma ei tee sinuga nalja. Aga kui ma ei pane? Sa paned. Ei pane. Kõik jootrahad, pistised, kõik meelehead, paned siia sisse. Rääkimata sellest, kui sa
üürid välja terve rummi. See on lausa altkäemaks. Miks sa arvad, et nad mulle üldse raha andsid selle eest? Aga sellepärast, et sina oled praktiline talupoeg. Sina ei tee midagi ilma rahata. Marssal, vot tema oleks teinud. Tema saab vaesest inimesest aru, sest ta on ise selle tee läbi käinud. Laeva pealt paadi alla. Noh. Las ma vaatan, palju seal on. Las ma vaatan. Näe, kus kurat välja kukkunud ümbrikus. Näe. Loe üle. Siin on 1, 2, 3, 6, 7, 9. $1000. Jah. Nii, hakkab tulema. Üks nunn, nunnakene. Oli pöördukse vahele jäänud. Aitasin välja. Puhusin haige koha peale. Ja, palun. 11. No mis sa vaatad? Ma vaatan, kuidas majesteet töötab. No vaata. Nad ilusasti töötab, eks ole? Ilusasti. Aga midagi on valesti. Ma ei tea, ta kuimu. Vaatan. Kummardab liiga palju. Just. Ja mida see näitab? Horirahva poeg. Täpselt. Tal ei ole õiget seda õiget omaniku hoiakut. No ega meil kellelgi ei ole tegelikult. Ja. Ma vaatan, ka kõik rabavad nagu mingid palgatöölised. No võt maahärra räägib ka, et näed jälle. Maahärra räägib ka, et tal on liiga palju tööd, et organiseerib ametiühing. Oleks tal üks korralik ehe omaniku tunne, tal ei tuleks üks mõtet päevi, on ju? Kuule, kellele ta seda rääkis? No see pole praegu üldse tähtis. Ahaa. Aga kellelegi meie seast, jah? No ta rääkis seda palju. Et sul on omad informaatorid, jah? Minul on omad kanalid. Kuule, mul oleks sulle üks jutt. Tule, ma räägin sulle väljas. Ei. Vandenõu. See ei ole vandenõu. Lihtsalt mina kui arendusdirektor ütlen sulle, et Marquis aegjuhina on ümber. Võtame kõige lihtsama fakti. Sissetulek 1 kuupmeetri kohta. Ma võin sulle tuua arvutist täpsed andmed, aga ma ütlen ilma selletagi, see on naeruväärne. Aga mõelda, meil on tegemist hotelliga. Millised lisateenimisvõimalused siin on? Juuksur, maniküür, pediküür, eks ju, kompleksteenindusena. Keemiline puhastus. No kuule, jäta, me oleme 7 Saapapuhastus, hobustega retked mere äärde, veetramm. Ma ei tea, ükskõik mida. Me jooksime seda kõike suurepäraselt teha, kui me tööd võrdselt teataksime, kui maahärra teeks vähemalt niigi palju kui teised. Aga noh, mis sest rääkida? Marquiid see ei huvita. Marquiid ei huvita see, kuidas asja paremini organiseerida. Ja kõiges on süüdi see, et meil puudub omanikutunne. Ei ole jah. Ja mina kui julgeolekudirektor, ma võin sulle öelda, et meil ei ole veel ühte tunnet, meil ei ole ohutunnet. Jah. Me ehitame maja siia mere äärde ja me ei tea üldse, kui kõrgele vesi tõuseb. Just. Mõtle, aga praegu naba jää sulab tegelikult. Vesi tõesti tõuseb. Seda ma räägingi. Meie ohutunne on täielik 0. Kuigi see koht siin tegelikult kerkib. Kui palju? 3 millimeetrit. Iga päev? Iga aasta. See tähendab, et siis 100 aasta kohta 30 sentimeetrit, nii et nojah, uputusesse meid ei päästa. No uputus, ma loodan, ei tule ikka mitte meie eluaja jooksul. Ära ole kindel, inimese keskmine eluiga praegu tõuseb. Aitäh. Nüüd ma tean, mida ma teen.
kuule, ma siin tulin sulle ütlema, tead, sa anna tead andeks, vabandust, tead, et noh, mul see asi nüüd siin niimoodi läks, tead, eks ole. Ei ole midagi, eks sa said ise ka nüüd minu pärast kõvasti. Ei no mis me sellest räägime, tead, meie ülemusele tead ei meeldinud, et see naine sul siin oli. Ja ega mina teda siia küll ei kutsunud. No ei no see ei huvita enam mitte kedagi, aga no tead, meil on tähtis, et moraal oleks hästi kõrgel, tead, no M nagu moraal. No jah, niimoodi, jah. Eks ole, jah. See, ma siin istusin ja mängisin sinu pilli ja muuseas, väga hea pill. Ja järsku vaatan naine toas. Ja ta isegi ei koputanud mitte, eks ole. Tuli lihtsalt kuulama. Eks sa tead ju omast käest, eks ole. Nii kui lööd sa lahti, lööd nii, tead, neiud ärevil kohe tead. Seda muidugi, jah. Vot siuke lugu, jah. Jah, siuke lugu, jah, eks ole. Jah. Ei tea, kas ma nüüd siis pean ära minema? Ei, küll me ikka mingi toa leiame ja see ei ole mingi küsimus. Tead, no kurat, meie ülemusele selle Markiile ei meeldinud, et sa ütlesid talle, et te siin selle naisega töökaitsest rääkisid. No, saad aru, selles on asi. No jah, aga me ju rääkisime... No ta ei salli tead, et teda lolliks tehakse. No aga me ju rääkisime töökaitsest. Ja tead, mul tegi täitsa hinge täis kohe. Sel naisel on siin tead seminar mingisugune. Ütle, kas siis... Kus on minu seminar? Kas siis loomataltsutaja töö ei olegi ohtlik või mis? No kurat. Kuule, tule siin, ütle. Mis sa arvad? Kas karu on kiskja? On ikka kurat kiskja küll. Vaat sina oled tark mees. Aga vaata, mine tänavale. Küsi seal inimestelt. Mis nad arvavad? Kes on karu? Nemad ütlevad, et karu on siuke pehme karvane loomakene, tead. Mõmmi aabitsa mõmmi. Mesikäpp ja siuke armas. Tegelikult lasub see kõik see süü nendel kommunistidel. Mis asi? See, et nemad on ju mitu põlvkonda üles kasvatanud teadmata tegelikult, kui ohtlik on karu. Eks ole, kurat. Ja vaat sama lugu on vene karuga, kurat. Eesti rahvast on lapsepõlvest peale, kurat, õpetatud, harjutatud magama, kurat, karumõmm kaisus. Ja nüüd paljud arvavadki, et see ongi tegelik jõudude vahekord, eks ole. Täpselt. Ja nad ei teagi, kaasa arvatud ka valitsus. Kes tegelikult kelle kaisus maganud on. Aga muidugi see viib minu töö selle hinna alla kõik. Ja inimesed küsivad ju, eks ole? No muidugi, arusaadav. Et kellele nad raha välja annavad, kui ei olegi üldse ohtlik. Aga neil on muidugi õigus küsida, eks ole? Õige, muidugi. Aga kas teil seda ametiühingut ei ole, mis teid kaitseb? Vaat nii. Jah. Nüüd räägime ametiühingutest. Punastest veinidest on meil Cabernet, Merlot, Bordeaux, on Chianti Classico delle Maci Riserva. Ja valgetest veinidest? Valgetest on Riesling, Mosel, Sauvignon Blanc, Muscat. Aga Chardonnay'd on? On 93., 94. ja 95. aasta saagist. Aga mineraalidega vett? Värska. Tooge mulle. Üks. On see kõik? Jah, kõik. Tead, kes see on, jah? Klient. Aga täpsemalt. Naine. Mis naine? Ma ei tea. On ka või? Mis sa siin teed? Midagi targemat teha ei ole või? On sul mingeid erisoove? Soove? Sinu töö intensiivistamiseks. Sa uurid seda, siis midagi ikka oleks. No näiteks? Näiteks ma ei tea. Näiteks. Ei ole need pliidid mõeldud sinu kasvu kokale. Nad on 6–8 sentimeetrit madalamad kui peaksid. Sedamoodi pidevalt küürutades kahjustab see oluliselt sul ülisammast. Selgroogu ka. Ja ma tahtsin öelda, et see
saali teenendamine, see ei ole ikka päris minu töö. Mina olen toitlusdirektor, see tähendab, mina teen süüa, aga see inimestega suhtlemine. Vaata, ma praegu sain puhtjuhuslikult teada ühe meie naiskülastaja taustast. Ja see teadmine hakkas mind häirima. Keda sa siis asemele pakud? Ma ei tea, no maahärra, tema niikuinii tegeleb klientidega. Maahärra. Selge, ma kaalun seda asja. Mis te vaatate? Ei midagi. Vaadake. Ega ma rohkem nagu nii ei telli. Ega ma ei mõelnudki. Tohib, ma toetan. Tegelikult ma ei tohi, sest meil on keelatud suhelda klientidega väljaspool tööd. Aga ma kuulsin puhtjuhuslikult, mis amet teil on. Ja praegu toimub täiesti juhuslikult meie konverentsisaalis teie ametialane, elukutsealane seminar. Nii et ma mõtlesin, kui teid huvitab. Ei huvita. Assoo. Sellepärast ma siin olengi. Ei huvita. Ei, ma mõtlesin, et natuke igapäevase praktika kõrvale teoreetilist koolitust ei oleks kurjast. Palun, ärge solvuge. Majesteet on minu nimi. Merri. Väga ilus nimi. Y on lõpus. Y-ga on veel ilusam nimi. Jah, palun ärge solvuge. Minu mõte on lühidalt selles, et kuna te olete väga haruldase elukutse esindaja, meie majas eriti haruldase elukutse esindaja, siis ma tahaksin või oleksin tahtnud teiega lihtsalt rääkida. Aga praegu on tööaeg ja see tuleks ka puht füüsiliselt kõne alla. Palun ärge solvuge. Jah. Istu. Iseenesest kena näpsuke. Vägagi. Tööaeg. Ei, ega ta ei olnud mingi tavaline klient. Ta on mulle kaugelt sugulane, poolõde. No lihtsalt ajesime niisama juttu ja... Mis juttu? Tuletasime suguseid asju meelde. Järgmine kord, kui sa peaksid mõne prostituudiga töö ajal, hoiatan, vallandan. Hinga. Alkoholi ei ole tarvitanud? No, kuule. Hoiatan. Eriti alkoholi eest. Vihkan. Какая встреча? Привет! Ты не помнишь? No. Людмиле. Владимирс. Маркиз. Неужели не помнишь? У нас была комсомольская свадьба. Oh, yes. Комсомол wedding, yeah. Да. Комсомол. Правильно. И ваш лагерь комсомольского актива и студии находился рядом. Да. И вы пришли к нам в гости. И ты был пьян, как таракан. I don't remember. Ну, а теперь... Ну, я не знаю, теперь у нас вроде как серебряная комсомольская свадьба. Вот решили попутешествовать. К вам в Эстонию заехали. Oh, no. Sorry. I really don't remember. Sorry. Слушай, а может это не он? Точно он. Hei, lollpää. Ei midagi, ma tõmban su lihtsalt maha. Mis sa ütlesid? Ma tõmban su lihtsalt maha. Korda, mis sa ütlesid? Kuule, lase mind lahti, ma lihtsalt proovisin, kuidas sa reageerid. Mida ma reageerin? No, kui tuleb saalist ootamatu repliik, kas sa suudad vaimukalt reageerida? Kas sa kõlbad konferentsieks? Ja sina ütled näh. Tähendab, mina ei kõlba, jah? Muidugi ei kõlba. Ma kardan, et keegi meist ei kõlba. Hei, lollpää! No, võt. Mis on? Ei midagi, ma tõmban sinuga maha.
Mis oli? Maga edasi. Tavaline fašism. Katsed inimestega. Oli midagi halvasti või? Pole midagi, varsti paneme teid tööle kõik. Kõik poisid paneme tööle. Hakkate veel monsenjööri austama. Sul muud ei ole midagi teha või? Kas sul midagi juhtida ei ole või? Ei ole. Praegusel hetkel ei ole mingit juhtimistööd. Andki nii. No. Oi, kuidas endal? Vaatan. Mida sa vaatad? Programm peaks juba ammu valmis olema. Seda ma vaatangi. Maja on rahvast täis, varietee töötame, kaotame niiviisi kliente. No ma räägin, seda ma vaatangi. Meil on vaja huumorimeelega meest, aga seda ei ole. Konferentseer. No jaa, kes hoiaks rahvast peos, saad aru, kes viskaks nalja, reageeriks teravmeelselt. Selle jutu järgi, mis sina räägid, on see minu amet. Ja, aga kuidas seda ilma huumorimeeleta teed? Mina? Ilma? Mitte ilma, aga kuidas sulle seda leebemalt öelda? Saad sa aru, sinu napp huumor on spetsiifiline. Siis teise? Vaata, minu huumor, mitte küll nii napp, on ka spetsiifiline. Näiteks nagu see nali, mis ma siis tegin, kui me perenaisega tulime kaheksid ja te ei tundnud meid ära. Millal? Siis, kui ma tulin kohvrite ja ratastooliga ja... See olid sina? Jaa. Sina? No jaa, ma arvasin, hästi naljakas. Miks sa selle tegid? Ma nalja tahtsime teha. Te ju irvitasite me üle. Ei, me ei irvitanud. Mäletad, mul olid mustad prillid ees. Alguses küll ei irvitanud. Me mõtlesin, et me tuleme klientidena, te tunnete meid ära ja see on kõigil hästi naljakas, aga te ei tundnud perenaist ka ära ju. No kuidas ma pidin teda ära tundma läbi loori? Sellepärast, et sul olid silmad kinni. Ma nägin väga hästi, kuidas sa pugesid meie ees. Oi, ma arvan, et need hetked on teie elu kõige kaunimad. Mina nägin seda hotelli kliendi pilgu läbi ja see oli väga huvitav kogemus. Tule nüüd, me sinu ära veel ootame. Ja sina ka. Mis on? Õppused! Nii, mehed, me kuulsime nüüd kõik, milline peab olema omanik. Võtame nüüd kõik sisse omaniku poosi ja ilma vigurdamiseta. Nii, võtame. No, nii, juba tubli. Jaa. Nii. Nii on enam-vähem. Nii on päris hea, ainult et vaata sõrmed. Sul on sõrmeotsad krambis. Lase lõdvaks, see pestab kohe välja. Nii. Seisa lõdvalt ja täiesti vabalt. Nii, näed, hakkab tulema. Ja nüüd vaadake kõik siia, öelge mulle, kas see on omaniku hoiak. Kas nii seisab omanik? Nii seisab vürtspoodnik. Vürtspoodnik on ka omanik. Ma saan aru, et see küürutamine jäi sul sisse pliidi ees ja klientide ees. Aga magistril on õigus. Ilma õige omaniku hoiakuta ei ole meie hotelli pidamisel mõtet. No siis palja välise hoiakuga ei saa ka midagi, kui sul hinge taga mitte midagi ei ole. Mida? Mingi seesmine hoiak võiks olla. See on sisemine sõltumatus. Kui ma ikka sõltun mitte millestki või kelleski, siis ma näen välja nagu omanik, on ju. Ja kui ma sõltun millestki või kellestki, siis ma näen välja nagu maesti. Ja nüüd proovime kõik naeratust. Võibolla te olete märganud, et mõnikord on omaniku huulil kerge naeratus. Mängleb kerge naeratus. Proovime kõik naeratust, keerame ümber peegli ette ja proovime naeratust. Härra ka. Nii, anname kõik naeratust. Läks. No, tuleb juba. Nii. Naeratame. Enesekindlamalt, rahulolevamalt, väärikamalt. Tähelepanu. Personaliõppus NOA 96 on alanud. NOA
96 on alanud. Kõigil koguneda katusel. Kordan. Kõigil koguneda katusel.